ma ei saa rääkida, lihtsalt nutt tuleb kurku. See on ülimalt tähtis Eesti rahvale. Ilma Tartu rahuta ei oleks meie vabariiki olnud, aga ta on olemas ja ta jääb püsima, ma arvan, aegadest. Tartu rahu minu jaoks ja ma loodan ka meie õpilaste jaoks näitab seda, et kui tugevad me oleme. Kui sa tuletad nagu ajalugu meelde ja mõtled, et õpilased, noored ja meie Eesti rahvas ja kõrval Nõukogude Venemaa ja väike Eesti, siis südamel läheb soojaks ja annab lootust, et küll läheb kõik hästi ja me saame hakkama. Meie jaoks on see siiski hästi suur püha, sellepärast, et me saame käia Jaan Poska nimelises gümnaasiumis ja lisaks sellele sõlmiti siis siin meie koolimajas ka Tartu rahuleping. Selliste tunnete ja mõtetega asetasid täna hommikul Tartu gümnaasiumide esindused pärja ja küünlad Jaan Poska bareljeefi ette. Seejärel algas kõnekoosolek Kirjandusmuuseumi kaminasaalis, kus juures just selle laua taga allkirjastati 106 aastat tagasi Tartu rahuleping, millega lõppes vabadussõda ja Venemaa tunnustas tingimusteta ja igaveseks Eesti iseseisvust ja määrati Eesti idapiir. Tartu rahu oli rahvusvaheline leping, esimene rahvusvaheline leping, millega tunnustati Eesti riike de jure. See on kõige olulisem, ta on Eesti riigi sünnitunnistus. Ja kui me tänapäeva räägime, et mõned Tartu rahulepingu punktid ei kehti, ma mõtlen piirilepingud näiteks, siis tegelikult me ei pea mitte lootma, et äkki läheb hästi, me peame uskuma, et kõik läheb hästi. Me just praegust loemegi kirjanduses hästi palju, näiteks Orwelli 1984, Noora Ikstena emapiim, kõik sellised teosed järjest, mis peegeldavad väga hästi seda, kui vabadust ei ole. Ja see on hirmus, sellepärast, et kui ei ole vabadust ja sa ei saa oma rahva kultuuri kogeda, omas keeles kõnelda, siis tükike sinust on puudu. No, et me ei unustaks seda, et mis meie riigis on toimunud ja mida meie esivanemad tegid selleks, et meie saaksime tänapäeva ühiskonnas rahulikumalt elada. Kui te vaatate praegu, mis maailmas toimub, et kui rahulikult te tegelikult ennast tunnete? Mitte eriti, aga võib loota, et asi läheb paremaks. Mis on see ikkagi, mis nagu muret teeb või võib-olla tekitab sellist ebakindlust või? Naaberriik. Enne keskpäeva toimus Tartu rahu aastapäevale pühendatud tseremoonia Kalevipoja monumendi juures. Põline tartlane Rein ütleb, et tema on Tartu rahu aastapäeva alati tähistanud. Korra, see on 1988. aastal, sai ta selle eest isegi karistada. 2. veebruari 1988 poole 12 alates olime kohtus öösel ja esimesena sain 10 päeva aresti ja olin. Sellepärast, et siia tõite? Jah, et Tartu rahu aastapäeva lihtsalt tulin tähistama. Tartu rahu on ikka Tartu rahu ja see jääb igaveseks ajaks igavesti, olgugi, et venelased seda ei tunnista ja nad ei tunnista elus kunagi midagi. Hoidke eesti keelt ja eesti meelt.